ja me alustame oma meie esimese ekskursiooniga. Meil on täna teile pakkuda, ma arvan, et Lasnamäe ajaloo osas üks parimaid giide, Ivan Lavrentjev, kes on ka meie Lasnamäe muuseumi kuraator. Eks meie tegevusi on olnud siin päris palju aastate jooksul ja sellist formaati üritus me teeme esmakordselt. Me oleme seda tegelikult mõelnud juba mitmeid aastaid, et võiks midagi sarnast korraldada, aga kuidagi ei tulnud mingil põhjusel alati see ette. Ja nüüd, kui küsiti linnas meilt, aga kas me Tallinna päeva ka tähistame, siis me otsustasime, et see on see õige koht ja õige hetk seda formaati ära proovida, sest nagu me teame, ilmad on sellised, nagu nad on ja päris tavalist kontserdit inimestele pakkuda ei tahaks, eriti kui peaks olema vihmane päev. Seega ma soovin teile ilusat ekskursiooni ja ma väga loodan ka lõpus kuulda teilt tagasisidet, kas meeldis, ei meeldinud, mida võiks paremini teha, mida võiks teisiti teha ja kas me peaksime selle formaatiga jätkama. Ja mina annan sõna üle meie tänasele giidile. Tere hommikust, see on kenasti kuulda. Jah, rõõm teid kõiki näha, tõepoolest tööpäevaga tegemist, aga tore, et leidsite aega ja tulite siia. Mina olen siis Ivan, igapäevaselt olen Tartu Ülikoolis nooremteadur ajaloo ja geoloogia instituudis. Aga kuna olen Lasnamäel üles kasvanud, siis alati pakkus selle kandi ajalugu mulle huvi. Ja siis mingi hetk hakkasin selle vastu rohkem huvi tundma ja siis sellest kasvasid välja igasugused põnevad tegevused, näitused, ekskursioonid ja muud sellised. Täna siis sõidame meie ekskursiooniga circa 40–50 minutit sõltuvalt liiklusest ja proovime teha sellise tiiru Lasnamäele, aga ka Lasnamäe ajaloole sajandite vältel ja mõnikord ma saadan siis mööda ridu igast selliseid pilte, fotosid ja vanu kaarte, mida saab uudistada. Sest aknast me näeme midagi väga kiiresti ja üsna vähe, aga küllap saate juurde uurida ja huvi tekkega ja ehk uurite ka hiljem järgi, aga neid paluks muidugi tagastada ja naabrile anda. Nii, aga ma siis võtan istet ja ma arvan, et alustame sõiduga. Nii, aga kui ma hakkasin selle kavaga tööle ja hakkasin kokku panema, siis mõtlesin, kuidas seda üles ehitada. Ilmselt teie olete suuremas osas Lasnamäelt ise pärit või elate siin. Kindlasti olete kõik ja peaaegu kõik tallinlased on Lasnamäel kunagi käinud, aga vähesed ehk teavad, kui palju on siin igasugu asju peidus. Ja kui me ütleme lihtsalt Lasnamägi, siis eeskätt inimesed mõtlevad nõukogude aja peale, mis on ka loogiline ja paratamatu, et valdav osa hoonestusest pärinebki nõukogude perioodist. Aga siin on hulgaliselt igasugu ehitisi, objekte, ma ei tea, looduses esinevaid kohti, mis pärinevad märksa varasematest sajanditest ja mõnedel puhkudel isegi varasematest aastatuhandetest. Alustame meie tuuriga siin Majaka asumis, mis tänapäeval küll näeb selline ilus ja viisakas kand välja. Kui te vaadate korterite müügikuulutusi, siis tihtipeale pannakse isegi kuulutusesse kirja, et kesklinna piiril asub korter või kesklinna korter, kuigi riidilist tegemist jätkuvalt Lasnamäega. Aga kunagi sajandi eest või natuke varasemal ajal ei olnud see piirkond sugugi nii mõnus ja osa sellest vanast hoonestusest on siin alles. Näiteks siin vasakul käel ongi üks selline hästi tüüpiline puumaja. Ma ei usu, et seal praegu keegi väga elab, aga siin piirkonnas näiteks seal Katusepappi Kivimurru Paekivi tänavas on hooneid, kus inimesed kenasti elavad, mis on renoveeritud, näevad väga viisakad välja ja sajandi eest või rohkemgi circa tänapäeval juba peaaegu 1,5 sajandit tagasi kogu see piirkond hakkas arenema sellest, et siin sai
elada märksa soodsamalt kui põhilises nii-öelda linnas, ehk siis meie tänapäeva mõistes kesklinnas. Tõsi, turvalisusega oli nagu oli, ehk siis tihtipeale varjasid siin mõned kriminaalid end, võib-olla sellised korralikumad, rikkamad kodanikud isegi kartsid siia tulemast, aga siia kandi kolis päris palju eestlasi igasugustest maapiirkondadest. Põhjus selleks on väga lihtne. 20. sajandi alguses ja 19. sajandi lõpus Tallinnas arenes väga aktiivselt erinev tööstus. No Lasnamäe kontekstis muidugi mõtleme eeskätt Dvigatile tehase peale, aga oli ka muid igasugu vabrikuid, kuhu oli siis hästi palju töökäsi vaja ja inimesed kolisid maalt linna. No näed sa, planeerid ekskursiooni, aga mõni maja on juba läinud. Siin oli ka vana maja alles mõni nädal tagasi, või mõni kuu tagasi. Aga tõesti neid tööstusettevõtteid kerkes piirkonda siis 19. sajandi lõpus. Neist selline kuulsaim, tõsi küll juriidiliselt kesklinnas, mitte Lasnamäel asuv, oli muidugi tselluloosivabrik, mille hooned on siin jätkuvalt meie ees ja on alles, aga inimesed siis kolisid sinna puumajadesse, asusid elama. Valdavalt oli tegemist sellise vormiga, et keegi natuke ettevõtlikum inimene ehitas väikse maja, tegi sinna korterid ja üüris need korterid välja. Ja siis lihtsalt perekonnad kolisid, asusid tehastesse tööle, ajapikku mõnedel siis see elujärg paranes, koliti edasi, mõned jäid siia elama ja nii see piirkond kasvas. On ka üks kivimaja, mida me küll täna ei näe, sest sinna väga väiksele tänavale me sõida ei julge. Küll aga oli seal ka politseijaoskond ka vabariigi ajal, seal täpsemalt Katusepapi tänaval ja see kivimaja on jätkuvalt alles. Aga täpselt Lasnamäe piiri peal asub üks vanimaid hooneid meie kandis on muidugi Lasnamäe vanglahoone. See on kohe meie paremal käel. Praegu tegutseb siin riigi kinnisvara ees ja riigi kinnisvara on siis selline ettevõtte, kes haldab kogu kinnisvara, mis Eesti riigile kuulub. Ja muu hulgas hiljuti kolis sinna sisse ka endine president Kaljulaid. Nii et võib naljaga pooleks öelda, et ka president avastas ennast endisest vanglast, aga esialgu ehitati see hoone ja see on peaaegu muutmata kujul püsinud. Ehitati siis 19. sajandi lõpus ning tegemist oli haiglahoonega, hospitaliga. Tõsi küll, ehitusmaterjaliga pandi natuke mööda ja kuna need seinad olid paekivist, siis te kõik olete, eks ole, Tallinnas pikalt elanud, teate, et Eestis on see kliima võrdlemisi selline niiske ja võib natuke ebameeldiv olla ja paekivi hakkab haisema, hakkab hallitama, kui seda ei töödelda õieti. Ja nii sellega ka juhtus, nii et mõned patsiendid mitte ei saanud seal terveks, vaid jäid aina rohkem haigeks. Seepärast haigla seal väga pikalt ei tegutsenud, maja müüdi ühele kaupmehele ja kui me vaatame vanu linnakaarte, siis kaartidel tihtipeale ongi kirjas, et tegemist on Tšernjagini majaga. Selline oli siis selle kaupmehe perenimi ja tema omakorda siis aastal 1886 müüs selle maja riigile ja riik tegi sinna vangla. Vangla tegutses seal väga pikalt, sisuliselt kogu Eesti aja, kogu nõukogude perioodi. Mingil määral osaliselt oli seal vanglaga ja Justiitsministeeriumi haldusalaga seotud asutusi ka pärast taasiseseisvumist. Aga mis on võib-olla huvitav ja mis üldse ei säilinud, on
on kirik, sest vanglasse rajati kunagi ka kirik ja sellisena ta seal oli. Nii, trammiteega paralleelselt liigume. Tegelikult trammitee kulgeb siin alles 50. aastate keskpaigast. Varem aastani 55 tegi tramm seal all Lubja peatuses ringi ja sõitis tagasi linna. Aga kui otsida arhitektuuripärleid Lasnamäel, siis siin on üks ja meie paremal käel ongi tegemist koolihoonega. Koolihoone valmis aastal 1932 ja selle arhitektiks oli iseseisva sõdadevahelise Eesti üks väljapaistvamaid arhitekte Herbert Johanson. Kes on kesklinnas palju ringi käinud, on näinud ehk teisigi koolihooneid, mida ta projekteeris, Prantsuse Lütseumi oma, Kesklinna Vene Gümnaasiumi oma, aga ka näiteks Raua tänava tuletõrje depoo kompleks on tema käe all valminud. Ja siin hakkasid siis käima kõik piirkonnas elanud lapsed. Nii, praegu liigume siis Majaka tänaval. Osa hoonestusest on siin pärit 50-ndatest, 60-ndatest. See on üsna tüüpiline ja selles mõttes ei ole ehk kõige huvitavam. Küll aga on ka vanemaid maju, mis kohe paistavad meie vasakul käel ja need valmisid teise maailmasõja järel ja nende ehitajaks olid sakslastest sõjavangid. Seepärast, kui te lähete mingisse Saksa väikelinna, siis te võite üsna sarnast arhitektuuri ka sealt näha. Ei ole seal kunagi elanud, olen paaril sõbral külas käinud. Ehituskvaliteet oli vist korralik ja nii need siis siin tegutsesid. Peab muidugi ütlema, et lisaks sakslastele oli seal ka etnilisi lätlasi ja eestlasi, kes SS-i ridades võitlesid. Markantne on see, et on teada, on allikates teada, et isegi pärast sõda jätkasid endised sõjavangid Saksamaal koos käimist ja suhtlemist, nii et mõnda aega tegutses seal selline katusepappi tänava järgi nime saanud selts, kus need endised sõjaväelased olid siis koos käimas. Me ei sõida küll Ülemiste City kanti, aga kindlasti ei saa Lasnamäe ajaloost rääkides mainimata jätad Viigatiri tehast. Tehast rajati aastal 1899. Selle tipphetk oli nõukogude ajal kusagil 70-ndatel, 80-ndatel, kui kokku tegutses tehases ja selle juurde kuuluvates asutustes umbes 8000 inimest, Eesti mõistes muidugi väga suur ettevõte ja ettevõte panustas sellesse, et oma töötajaid motiveerida igasuguste muude asutuste arendamisega, seega see koolistaadion või spordikeskuse staadion, millest me mööda sõitsime, kuulus ka tehase juurde. Nii, nüüd aga oleme jõudnud tuletornini. Tegemist on siis Tallinna nõnda nimetatud tuletornidega ja mu kolleeg Johannes leiab kohe paar ajaloolist pilte ja saadab neid teile. Esimene tuletorn kerkis siia aastal 1835. See oli küll puidust ja natuke madalam, aga see praegune valmis juba 19. sajandi lõpus ja selle juurde kuulus siis väike selline linnak, kus oli peavaht, kes hoolitses selle eest, et tuli põleks, et signaalid oleksid korralikud ja laevad, kes Tallinna lahte sisenevad, jõuaks sadamasse. Nii, siit on paremal käel tuletorni kenasti näha. Ja minu teadmist mööda Transpordiametil koostöös ühe eraettevõtte ja linnaga küpseb ka plaan Tallinna tuletorni inimestele avada. Seega loodetavasti üsna varsti saate ka uudistama minna, aga kindlasti neid tuletorne avatakse aeg-ajalt jällegi kas Tallinna päeval või augustis mõnel
augustis avatakse, ütleb linnaosavanem. No vot, linnaosavanem annab lubadusi, väga hea. Loodame, et inimesed jätavad meelde ja augustis küsivad, kui ikkagi ei avata ja avatakse miskipärast septembris, aga loodame, et kõik sujub plaanipäraselt. Lasnamäe päevale vaata. No vot, Lasnamäe päev on siis 1. septembril, nii et juba kohe hakkas linnaosavanem lubadusi korrigeerima, aga kindlasti saate igatahes uudistama minna. Teisi küll muidugi lifti ajaloolises hoones ei ole, nii et peab üles ronima, mis füüsiliselt on võib-olla natuke selline kurnav ettevõtmine, aga see vaade, mis ilusa ilma korral seal avaneb, on ikkagi seda väärt. Nüüd jõuame Peterburi teele ja Peterburi teega on selline lugu, et tegemist on ajaloolises mõistes võrdlemisi uue teega. Ehk siis muidugi, kui Eesti kuulus tsaari Venemaa koosseisu, siis Tallinna ja Peterburi vahel liiklus käis, aga see käis mööda seda tänavat, mida me tänapäeval tunneme Narva maantee või Vana Narva maantee nime all. Ja sellisel kujul Peterburi tee valmis sisuliselt 60-ndatel. Siis, kui siia hakkasid igasugused tööstusettevõtted ka kerkima, aga varem oli siin paar sellist väikest tänavat, millest on mõned üksikud hooned ka alles. Varsti näeme neid vasakul käel. Mis on aga markantne, on see, et Lasnamäe muidugi koosneb paljudest asumitest. Ja selle asumi nimi, kus me praegu oleme, on Sõjamäe asum. Ja Sõjamäe nime on ta saanud vastavalt samanimelisele lahingule. Lahingule, mis leidis aset 14. sajandil Jüriöö ülestõusu raames. Jüriöö ülestõusu looga on ilmselt paljud teist tuttavad. Eestlased, iidsed eestlased üritasid kohalike igasuguste rüütlite ja mõisnike vastu hakata, said siinkandis tappa. Kroonikute järgi hukkus ligi 3000 meest ja piirkonda hakati siis kutsuma Sõjamäeks. Ja näe, kohe jõuamegi väiksele kõngale, ma ei tea, kas see kvalifitseerub mäeks. Ilmselt see relieef sajandite eest nägi natuke teistsugune välja. Nii, ja nüüd on siin vasakul käel paar eluhoonet, mis ongi näiteks sellest perioodist pärit, 30. aastatest pärit. Aga 30-ndatel siia kanti hakati ka rajama parki ja algul istetati mõned tammed. Siis muidugi nõukogude ajal jäi see ettevõtmine natuke katki. 60-ndatel hakati vaikselt korrastama ja siis pärast taasiseseisvumist arenes park eriti hoogsalt. Ja nüüd siis Jüriöö park on selline põnev koht, kus on vähesed käinud, sest see asub natuke eemal tavalisest Lasnamäe hoonestusest. Rääkides nimedest. Kui me vaatame vanu kaarte ja mõned nendest kaartidest kolleegid panevad kohe teile bussi peale teele, siis näiteks 19. sajandi kaardid on valdavalt saksakeelsed, sest Eestimaa kubermangus oli ju meil siin kasutusel valdavalt saksa keel sellise asjaajamiskeelena, mitte vene keel niivõrd. Ja seal kohtame sellest toponüümi nagu Schweinberg. No võib küsida, kust siis Schweinberg, kust need sead järsku mängu tulid. Aga ilmselt keegi saksa geograaf kuulis seda eestlaste imelikku hääldust, kes ütles, et Sõjamägi, kuulis sealt Sõjamäge ja nii see läkski kirja Sõjamäe ehk siis Schweinbergi. Seepärast seda piirkonda vahest kaartidel märgitakse just nii. Rändame nüüd hoopis teisse ajastusse. Paremal käel on mõned sellised kauvõitud bürohooned, aga vähesed teavad, et just nendes hoonetes 70. aastatel tegutses Johannes Hindi desintegraatori nimeline büroo. Hind oli ehitusinsener, mõnda aega muide juhtis ka Tallinna kommunaalametit. Sakul on
Lasnamäe kergejõustikuhall, aga selle taga on mitu hoonet, kus nõukogude ajal tegutses sõjakomissariaat. Nii et paljud Tallinna noormehed läksid siit aega teenima ja praegu valdav osa nendest hoonedest on hävinud või ei ole alles. Siit aga kui me vaatame väga hoolikalt läbi puude ja läbi staadioni, siis näeme seal sellest kahekordset paekivist maja ja see maja, nagu ka osa nendest nõukogude hoonetest, on seotud ühe olulise objektiga, mille juurde me veel mitmel korral tuleme täna tagasi, milleks oli siis lennuväli. Praegu on keeruline seda ette kujutada, aga Lasnamäel asus kunagi lausa mitmes kohas lennuvälju ja muidugi algust pandi sellele isegi enne Eesti Vabariigi aega, tsaari ajal. Esimene lend, mis on vähemasti ajalehtedes kajastatud ja dokumenteeritud, toimus aastal 1913. Muidugi lennukid olid natuke teistsugused kui tänapäeval ja nii palju ruumi nad ei vajanud, aga sellegipoolest lendamine arenes siin hoogsalt, kuna tegemist oli sellise hea alaga, kus metsa peaaegu polnud, mis oli väga sile ja kus lennukid siis muru pealt said kenasti õhku tõusta. Sellest Eesti-aegsest lennuväljast räägime veel, aga pärast teist maailmasõda nõukogude väed seda ehitasid märksa suuremaks ja nii praegu mitmes kohas on jätkuvalt alles osa sellest 50-ndatel rajatud lennurajast, milleni me varsti ka jõuame. Praegu liigume Punasel tänaval, ei ole tõesti kõige huvitavam kant, on erinevad tööstusettevõtted siin ja kaubanduspinnad, aga peagi jõuame Mustakivi teeni. Loodan, et mõned pildid on teieni ka seal jõudnud ja mõned kaardid. Kaartidelt on kenasti näha, et väga pikalt Tallinna linnapiir kulges just siinkandis. Olgugi, et hoonestust oli siin väga vähe, majad olid üksikud, tegemist oli taludega ja probleem või põhjus, miks neid talusid ei olnud väga palju, on muidugi geoloogiline. Kui te vaatate mis iganes uusi ehitusplatse Lasnamäel, siis on ju näha, kui õhuke see mullakiht tegelikult on. Ja õhuke mullakiht muidugi takistab väga erinevate kultuuride kasvatamist, seega siin sai loomi karjata, aga kasvatada erinevaid asju sai üsna vaevaliselt, kuigi seda üritati teha. Nii, jõudsime nüüd Mustakivi teeni. No mul on siin väga hea vaade nagu ka bussijuhil ja meie silme ees on praegu ka üks väga suur kivi, mis seal muruplatsil asub ja tegemist ongi keskaegse piirikiviga ja selliseid piirikivisid on Tallinnas veel mitmes kohas. Tegemist on siis üldjuhul selliste kividega, mida jääaeg siia tõi. Neid võib-olla natuke nihutati ühes või teises kohas, kui taheti sinna põldu rajada ja põldu harida. Aga selleks, et tähistada just linnapiiri, on üldjuhul sinna kivile natuke sellist ristikujulist märgistust rajatud. Ja selle kivi puhul on lugu muidugi huvitavam, sest arvatavasti oli see üsna sellest musta värvi ja see nimi, Must kivi, andiski nime talule, mis siin kõrval tegutses. Nii, kivi on kohe õige pea teie paremal käel ja see talu andis siis hiljem nime piirkonnale, turule, asumile, bussipeatusele, no igatahes Mustakivi kandile, mida me nüüd ka kenasti kõik teame. Teisi küll, osa talusid, mida me kaartidelt näeme, on selliste huvitavate nimedega, näiteks oli siin kõrval Türgi talu või oli Saueaugu talu või Prügitalu.
Nende nimed ei ole paraku kuidagi arvustatud ei näiteks bussipeatustes ega asume ega tänavate nimetes. Küll aga on need kenasti isegi 30. aastate kaartidelt näha. Muidugi suurem osa nendest taludest hävis siis, või hääbus oleks õigem sõna siis, kui siia hakati elamurajooni kavandama ja ehitama. Aga enne seda, kui ehitusinsenerid asusid tööle, käisid siin läbi arheoloogid ja tegid päris huvitavaid kaardistusi. Ja mõned nendest lugudest on nõukogude aja lõpus Horisondi aekirjas ka ilmunud. Ja teame, no siin on näiteks ka selliseid vanu kivisid, mis ka asuvad enam-vähem linnapiiri trajektooril. Ja teame, et siin tegelikult inimesed tänu arheoloogilistele kaevamistele teame, et inimesed elasid siin võib-olla 2000–3000 aastat tagasi ja on leitud igasugu selliseid vanu asulaid ja isegi kivikalmeid. Nii. Vasakul ja paremal käel, no nüüd on hea, kui midagi asub mõlemal pool, ehk siis kus iganes te ka istuks, siis te näete neid üsna tavalisi parklaid, aga need parklad asuvadki endise Nõukogude sõjaväe lennuvälja radadel. Betoonist tehtud siis radadel, mis on jätkuvalt mõnes kohas siin alles. Suuremas osas on neid maha võetud ja kolleeg saadab siis käima ka satelliitpildi sellest lennuväljast, mis jõudis meieni tänu sellele, et Ameerika luurelennukid tegid siin ülelende 60-ndatel ja pildistasid huvitavaid objekte. Ja nende objektide hulka kuulus siis ka Nõukogude lennuväli. Arendati seda siis ja laiendati 60-ndatel. Aga kuna hiljem tekkis plaan Lasnamäele veelgi uusi mikrorajoone ehitada, siis otsustati, et see lennuväli kolitakse ikkagi valdavalt Keila kandi Ämarisse ja kui vaadata dokumente, siis tegelikult Nõukogude linnavõimud ja sõjavägi pikalt ja pidevalt vaidlesid selle üle, et tegelikult seda lärmi, mida siis hävituslennukid teevad, kui nad õhku tõusevad, on liiga palju ja seda lärmi siis kostis üle terve linna Kadrioru kohal eeskätt. Ja seepärast oli oluline argument, et need siit ära kolitaks. Ja rada jäi muidugi alles. Mõnda aega kasutasid seda sportlased, kes tegid langevarjuhüppeid. Aga hiljem lõppesid needki lennud. Väidetavalt viimane lend Lasnamäel siitkandist on dokumenteeritud aastal 1982. Ehk siis juba pärast olümpiamänge, kui osa mikrorajoonidest hakkas siia kanti kerkima ja seejärel siis lennurada kasutati lihtsalt selleks, et seal autoga kiiresti sõita ja kihutada ja paljud eakumad või mitte nii eakad, minu ai näiteks rääkis seda, kes on ise natuke üle 50-aastane, et tema näiteks just siin kandis sellel endisel lennurajal nagu ka paljud teised õppis autojuhtimist. Nii et käidi siin autoga sõitmas. Ja enam-vähem siin Tondilo pargi kandis see lennurada ka lõppes. Nii, Priisle endisest turust sõitsime mööda. Ilmselt paljud mäletavad neid betoonist tehtud kaared, mis siin asusid. Aga need pole paraku säilinud ja nii me jõuamegi Lasnamäe lõppu. Tänapäeval on muidugi selleks, et väga suurt linnaosa kuidagi jaotada, on meil kasutused asumid ja asumite nimed. Nõukaajal oli siis tegemist mikrorajoonidega. Võib-olla mõned teist teavad jätkuvalt, mis mikrorajoonis nad elasid või elavad, aga nende nummerdamise loogika oli siis selline, et mindi nii-öelda läänest itta. Niisiis Pae asum oli esimene mikrorajoon, Laagna oli siis vastavalt teine ja kolmas ja nii edasi. Näiteks Kuristiku asum, millest me praegu mööda sõitsime, oli 7.
ja viimane, mis siis välja ehitamata jäi, oli Kurepõllu. Nii, peagi keerame juba vasakule, aga paremale jääb siis Iru hooldekodu. Hooldekodus on ka muide ajaloolisi igasugu hooneid, aga mis on huvitavam, on see tee, mis sinna viib. Kui te vaatate seda teed, mis on kohe meie ees ja teed paremal käel, on see väga selline sirge otsetee. Põhjus on lihtne. Siin kunagi kulges raudtee. Ja seepärast on see natuke ka sellisel väiksel tammel ehitatud tee. Ja see raudtee oli siis osa tsaaria ajal kunagi välja ehitamata, aga väga suurest Peter Suure nimelisest merekindlusest, mida siis hakati aktiivselt arendama enne esimest maailmasõda. Ja siis seal Pirita jõe lähistel oli üks selle kindluse, mis paiknes üle terve Eesti, osaliselt ka Lätis, Soomes ja Venemaal. Näiteks Lennusadam on osa sellest kindlustusest ja Aegnasaarel on erinevaid objekte. Oli seal igatahes Pirita jõel ka üks patarei ja seal praegu Pirita jõel on jätkuvalt alles väga sellised massiivsed tugisammad, kus oli raudteesild üle Pirita jõe. Nii, siin on uued hooned, aga kui me vaatame praegu hoolikalt vasakule, siis näeme, et siin on natuke selliseid vanemaid puid. Ja põhjus on siin selles, et siin asus kunagi üks mõis, Väonimeline mõis. Ja see mõis rajati siia tegelikult 14. sajandil. See ei tähenda muidugi seda, et need hooned püsisid nii pikalt muutmata kujul. Hooned muutusid, aga mingil määral mõis ajapikku hääbus ja siis oli hiljem kasutusena lihtsa taluna. Kunagi küll kuulusid selle juurde ka igasugused heinamaad ja vaieldi pikalt Tallinna linnaga selle üle, kellel kas mõisal või siis linnal on õigus anda meie mõistes, tänapäeva mõistes selliseid litsentse, et tegeleda Pirita jõel kalapüügiga. Pirita jõgi oli kunagi keskajal ja varauusajal kalarohke jõgi ja see oli oluline vaidlusobjekt. Aga viimased taluhooned olid seal veel 2000. aastate alguses, nii et mõned teist ehk mäletavad, mina mäletan kenasti. Nii, vasakul käel on üks teine haljasala, Vormsi haljasala ja siit paistavad võssa kasvanud vundamendid, sest siin oli ka kunagi pikalt taluhoone, mis varem tegutses tegelikult koolina. Kooli rajati siia aastal 1867 ja koolina ta tegutses sisuliselt 30. aastateni välja, kuni siis ehitati majaklasse uus koolihoone, millest me ka mööda sõitsime. Ja nii oli see terve piirkonna jaoks selline vallakool, kus käisid lapsed, ümberkaudsetest taludest elanud lapsed. Ja koolihoone oli korraga nii kool kui ka siis selle koolmeistri eluhoone ja toona siis õpetajate jaoks olid motivatsioonipaketid sellised natuke teistsugused kui tänapäeval. Tihtipeale anti siis kortereid või anti talusid ja õigust seda maad harida, nii et eeldati, et õpetaja või siis tema perekond hakkab ka maad harima ja sealt natuke juurde teenib natuke raha juurde. Muidugi tänapäeval me seda ette ei kujutaks, kuigi võib-olla haridusministri võib seda välja pakkuda, ehk tundub just selline innovaatiline idee. Aga igatahes kool seal tegutses ja lisaks koolile oli ka selline oluline kohaliku Eesti seltsitegevuse koht, kus näiteks käisid igasugused tegelased koos ja natuke majandustegevust arenes ja nii seal asutati ka Linda nimeline laevasõidused. Nii, no paremal käel on siin ka osa vanast ühest taluhoonest või selle vundamendist oleks õigem öelda, aga tegelikult kui te hakkate jalutama, kui teil on näiteks koer või teete tervisesporti jalutada natuke rohkem Lasnamäe tühermaadel, siis võite avastada mitmest kohast igasugu sellise tõunapuid ja kirsipuid
ja vundamente ja need ongi üldjuhul selliste üksikute talude vundamentid, et meil seal selles kogus on ka mingeid pilte, mis on siis linnulennul tehtud, lennuki pealt tehtud, kus on kenasti näha, kuidas need siis üksikud talud asusid. Nii, Katleri asum ja Katleri kant sai ka oma nime mõisa järgi. No vahest võib tunduda, et siin paiknes neid mõisasid ikkagi väga palju, aga ärme petta end, et mõis ei tähenda seda, et mõis pidi tingimata väga uhke olema, et tegemist ei olnud selliste kuulsate ala Palmse või Vihula, mis on sellised väga pidulikud, kus peetakse suuri üritusi, pulmasid või konverentse või midagi. Et pigem olid sellised, mõisad olid tihtipeale natuke paremal järel taluhooned, kui väga lihtsustada. Et kui taluhoone oli näiteks ühekordne, siis mõisal võiks olla 2 korrust. Ja Katleri mõisast pole paraku mitte midagi alles. Võib-olla mõni üksik puu on seal kusagilt peidus, aga pigem ei ole sedagi. Ja mõisa nime ajalugu on ka huvitav, sest see pärineb Katleri 2 T-ga perekonna nimest, ühe omaniku siis perenimest, aga see ei olnud esimene omanik. Ja kui te vaatate vana kaarte, siis seal on mõnedel kaartidel ka vana mõisa nimi jätkuvalt kirjas ja selleks on Karlova, C-tähega siis Karlova, kuna selle esimene mõisnik ja omanik oli siis kodanik nimega Karl Koch. Ja Karl Koch oli tänapäeva mõistes linna finantsdirektor, võiks öelda, ehk siis hoidis Tallinna finantsidel pilgu peale 19. sajandil ja sai siis enda varandusse siinsed maa-alad ja siinse mõisa ja asus siia elama, aga pärast müüs selle Katleri nimelisele härrale ja nii see mõis seal siis aastaid tegutses ka Eesti ajal, aga teise maailmasõja ajal natuke rüüstati ja siis pärast, kui hakati sinna lennu veel arendama, siis tükk aega oli veel alles, aga hiljem võeti täiesti maha. Nüüd aga jõuame uuesti ringiga lennuväljani. Varsti paistavad meile vasakul käel Eesti-aegsed, vabariigi-aegsed hangarid, kus hoiti lennukeid ja see on päris huvitav, et seal jätkuvalt tegutseb, ma ei tea isegi mida, mingid rehvi vahetusi või mingid sellised parandustöökodasid. Aga kui autoremondi töökoda ütleb kogenud bussijuht, aga ma eeldan, et bussijuht on seal käinud kas bussi või autoga, mitte lennukiga. Küll aga kunagi ehitati siin ka lennukeid ja lennuväli oli muidugi olulisel kohal ka sõja käigus, teise maailmasõja käigus ja neid sündmusi mälestab ka üks mälestuskivi, mille me leidsime, ehk siis Holokausti mälestuskivi, sest Saksa okupatsiooni ajal oli siin ka paarkümmend juuti, kes olid siis erinevatel töödel Rakkes, keda Eestis toodi Saksast okupeeritud Prantsusmaalt hoopis. Ja vasakul käel on siis lennuvälja juurde kuulunud üks nõukogudeaegne hoone, aga seal uute hoonede taga paistab natuke ja kui te lähete sinna jalutama, siis saate neid paremini uudistada. Paistab ka Eesti-aegseid hooneid ja on ka selline huvitav hoone, mis on nii-öelda klubi või toonases kõnepruugis öeldakse selle kohta kasiino. No võib küsida, et mis mõttes kasiino, kas kasiinos käidi siis kaarte mängimas ja see on osaliselt õige oletus, aga pigem kutsuti selle itaaliapärase sõnaga sellised ohvitseride jaoks mõeldud klubisid, kus ohvitserid said aega veeta ja see maja on seal jätkuvalt alles, isegi üks korrus on juurde ehitatud. Aga lennuväli oli ka oluline objekt mitte ainult sõja ajal, vaid ka sõdade vahelises Eestis, eeskätt aastal 1924, kui bolševikud üritasid riigipöördekatset ja siis hulgas, no ilmselt teate sellest sündmusest mullu detsembris tähistasime selle
100. aastapäeva. Kõik teavad Tondi kasarmade juurest toimunud lahingutest. Paljud on näinud Detsembrikuumuse nimelist filmi ja teavad, et Vannalinnas ja Valgejaamas oli natuke tulistamist ja oli ohvreid, aga tegelikult oli ohvreid ja oli väikest tulivahetust ka siin lennuväljal, sest selle üritasid bolševikud hõivata. Osaliselt see neil ka õnnestus, sest paar Eesti sõjaväelast läks siis kommunistide poole üle ja kuigi valdavalt Tallinnas taastati korte vähem kui 1 ööpäeva jooksul, siis lennuväljalt mõned nendest põgenesid lennukiga ja lendasid Narvani välja. Seal siis toimus selline mitte kõige sujuvam maandumine ja siis üks nendest riigipööredest põgenes üle jõe Venemaale. Nii, vasakul oli jällegi paar endist taluhoonet ja siin puude taga on peidus veel üks. Nii et kui lähete jalutama, siis saate uudistada. Aga mis siin veel kandis huvitavad on tegelikult Uuslinna asum ja asum sai oma nime Uuslinna sõjaväelinnaku järgi. Uuslinn ehk siis saksa keeles Neustadt ja vene keeles kasutati Novogorodok oli siis sõjaväelinnak, mis oli mõeldud umbes 6000 mehele, mida siia hakati ehitama 18. sajandi algul ja väidetavalt mõnede allikate kohaselt, see on üsna huvitav fakt, kuna Eestisse toodi teenima mehi üle kogu suure Venemaa, siis tegelikult väidetavalt seal sõjaväelinnaku sees oli ka üks mošee, kuna siia toodi ka tatarlastest noormehi, kes siis olid islami usku ja neile siis ehitati väike mošee isegi valmis. Sama lugu nagu vanglaga, majad olid ehitatud paekivist, ei püsinud väga pikalt, aga kaartidelt on sellise huvitava kaarega neid näha ja ainus hoone, mis on siin sellest ajast säilinud, natuke hilisemast ajast, 19. sajandist, on siis selle linnaku peavahihoone, mis on siin kohe hoovis vasakul käel ka renoveeritud kujul kenasti alles, nii tegemist on Lasnamäe vanima hoonega. Ja paremale jääb siis teine tuletorn. Sellisel kujul seda ehitati valmis aastal 1839 ja nii nad siis koos teise tuletorniga koostoimes tegutsevad ja näitavad laevadele jätkuvalt teed. Ma olen ka seal ekskursioonil käinud, kui teil vähegi õnnestub, siis soovitan. Huvitav on see, et seal on jätkuvalt alles originaalsed seadmed, originaalsete Prantsusmaalt toodud lambide ja läätsetega, mis on küll sellised reservseadmed, mida igapäevaselt tööle ei panda, aga mis toimivad väidetavalt kenasti ka nüüd 1,5 ajandit hiljem. Loodan, et see väikene bussituur äratas teist natuke suuremat huvi Lasnamäe ajaloo vastu ja kohtume teiega ka uutel ekskursioonidel. Tänan teid südamest ja soovin ilusat Tallinna päeva jätku. Aitäh!